Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Rein ja tänase video pealkiri on, mis siis ikkagi toimub. Ma tahaks ka teada kuigi, kuigi ma oman enam-vähem sellist arusaama, mis toimub maailmas taustal, kuidas see maailm on üles ehitatud energeetiliselt ja füüsiliselt ja kuidas me kõik oma nii-öelda oleme energianiitidega omavahel seotud, me oleme üks organism ja me loome oma reaalsust ise vastavalt sellele, millist energiat me välja kiirgame ja see, millist energiat me välja kiirgame, sõltub sellest, millised on meie mõtted ja tunded. Ja see, mida me ligi tõmbame, ehk siis mida me loome, sõltub ka sellest, millele me keskendume. Ehk siis kõik see, mis me maailmas näeme, igaüks näeb erinevalt vastavalt sellele, mis on tema sees. Ja selles puntras saada natukene aimu, eriti mis toimub nagu justkui nagu väljaspool maailmas üldse, siis selleks on vaja teada mõningaid asju, et mis siis toimub ja me oleme rääkinud mina olen rääkinud oma seminarides väga palju sellest, mis taustal toimub ja et see, mis me näeme taustal praegu, on tegelikult juba toimunud, sest me näeme kõike seda ainult läbi meedia või arvutiekraanide või ükskõik mis muul viisil. Ja me oleme rääkinud väga palju sellest, mida me inimkonnana ootame ja kuhu me liigume sellesse külluslikku uude maailma. Aga enne seda protsessi peab toimuma üks asi ära, mis on praegu meil käimas. Väga paljud võib-olla ei saa sellest aru, sest mul on mõned inimesed kirjutanud, et ei saa aru, aga esimene asi peab olema, kui öelda, et taustal toimub asju ja asjad juhtuvad ja nii edasi, siis paljud ütlevad, et aga miks meil Eestis siin midagi näha ei ole? Miks toimub endiselt neid selliseid avalikus meedias kõike hirmutamistaktikat, igasuguste nii-öelda tuulikute teema ja muu, siis üks asi peab toimuma enne kui me hakkame nägema seda võib-olla väga nii-öelda ehedalt igal pool, on see, et avalikustamine peab enne ära toimuma ja praegu me oleme keset avalikustamisprotsessi tegelikult. Ja samal ajal, ehk siis USA-s toimuvad asjad, mis peaks olema šablooniks kogu maailmale, aga nad ei toimu üleöö. See on rahulik, hästi aeglane nii-öelda protsess, kus need asjad tulevad ilmsiks ka igal pool mujal ja asjad hakkavad reaalselt muutuma igal pool mujal. Ja praegu seda kõike mis praegu toimub, seda kõike on valmistatud ette 4-5 viimast aastat, võib-olla isegi pigem 8 viimast aastat. Väga detailselt jälgides, plaane tehes, plaanid muutuvad, antakse jälle uut informatsiooni ühest, teisest ja kolmandast asjast ja kõigest sellest nagu saada sotti ja saada nii-öelda aru. Selleks olen teinud siis ühe viimase seminari, mille pealkiri on samamoodi, mis siis ikkagi toimub. Seal me räägime lahti, sest väga palju antakse sotsiaalmeedias eriti, ma ei räägi tavameedias, sealt tuleb nagu enamus risti vastupidist asja, täpselt 180 kraadi teistsugust teemat. Siis sotsiaalmeedias tuleb väga palju läbi erinevate selliste sõnumite, mis on tegelikult üks viis sidepidamiseks, kommunikatsiooniks, teabe andmiseks, suhtluseks, kuidas iganes seda nimetada. Ja tihtipeale ei ole asi ainult meis, inimestes. Siin see asi on palju sügavam, palju keerulisem ja väga tihti, võib-olla enamus ajast, antakse informatsiooni sellist, et meile tunduks, et mingid asjad toimuvad, kuigi tegelikult toimuvad hoopis mingid muud asjad. Ja ehk siis me peame õppima mõtlema väljaspool seda kasti.
ja sest tihtipeale need sõnumid, mis me näeme, on suunatud nii-öelda tumedatele jõududele, mitte meile. Ja selles asjas aru saada, siis see seminar on selline suurepärane viis, kui sa ei saa mitte midagi aru. Ja kui sa saad ka, siis nendest, ütleme, selle aasta sündmustest arusaamine, mis seal taga tegelikult on ja kuhu nad võivad välja viia või välja jõuda. Sest see viienda dimensiooni male, kui sa ei suuda nagu mõelda sellisel viisil, siis see viib sind ainult frustratsiooni. Ehk siis õppida seda sidepidamist läbi sotsiaalmeedia, mis toimub, seda mõistma, see on üks võti, sa saad rahulikult edasi liikuda ja hakata looma nii-öelda sellist tulevikku, nagu me tegelikult inimestena tahame, seda rohkem sa keskendud negatiivsele. kui sa näed, et kõigi taga on ikkagi lõpuks see düstoopiline ajaliin, mida minu reaalsuses ei ole, siis see on sinu valik. aga kui sa tahad sellest vabaneda, siis õpi keskenduma positiivsetele asjadele ja näha asjade taga seda, mis taustal tegelikult toimub. Et selleks saad sa registreeruda sellele seminarile www.kaialise.com/internetiseminarid ja seminari pealkiri on, mis siis ikkagi toimub. Ja ütlen siia kohta veel lõpuks, nagu ma viimasel ajal alati nende seminaride kohta ütlen, et ära registreeru palun 2 korda samale seminarile, kui sul esimene kord ei õnnestu. Ma saan tegelikult esimese korraga sinu info kätte, et sa soovid registreeruda ja siis ma saadan sulle kirja, oota see ära ja toimi vastavalt sellele kirjale. Ja kui sa oled varem juba selles olukorras olnud, et sul ei ole registreerumine õnnestunud ühe korraga, siis toimi vastavalt nii, nagu ma olen sulle varasemalt ka nii-öelda kirja saatnud, mitte midagi selles osas ei ole muutunud. nii et kõik muud asjad on samad. aga kohtume sinuga siis seminaril, mis siis ikkagi toimub. Kohtumiseni.